Kui süda lakkab löömast, närbub keha ja sureb. Ukraina teab seda paremini kui keegi teine. Ja nüüd sihib see Vene sõjamasina südant. Venemaa saadetakse südameseiskusse, sest ta ei suuda midagi teha, et peatada Ukraina rekordilisi süvarünnakuid. Aga siin on midagi, mida Putin kunagi ei oodanud. Riik, mida ta on kaua väitnud olevat natside juhitud, kasutab nüüd Ameerika Ühendriikide strateegiat, mis murdis natsi-Saksamaa Venemaa vastu. Kõik taandub õppetunnile, mille Venemaa on 2026 aastal valusalt selgeks saanud. Venemaa on suur, aga mitte piisavalt suur, et peatada Ukraina süvalöögi strateegiat. Ukrainal pole varem olnud probleeme Venemaa sõjatööstuskompleksi ründamisega. Kuna kaugmaa droonitehnoloogia on arenenud, on Ukraina löönud järjest sügavamale Venemaa tagalasse, hävitades oma kineetiliste sanktsioonidega naftarajatisi, tehaseid ja sõjatehnikat. Aga aasta 2026 on teistsugune. Rünnakud jätkuvad endiselt, kuid need lähevad sügavamale ja on järjepidevamad kui kunagi varem. Ukraina on liikunud üksikutelt rünnakutelt sihtmärkide korduva tabamiseni ning teeb seda nii regulaarselt, et püstitab rekordeid. Märts 2026 oli Ukraina jaoks selles osas erakordne kuu. Sellel kuul purustas Ukraina mõlema riigi poolt välja saadetud droonide arvu rekordi, saates Venemaale üle 7000 pika tegevusraadiusega mehitamata õhusõiduki. Need droonid polnud lihtsalt näitamiseks. Need tabasid sihtmärke üle kogu Venemaa, sealhulgas olulist nafta- ja tööstusinfrastruktuuri sellistes kohtades nagu Tuapse, Omsk, Perm ja kaugel asuv Tšeljabinski piirkond. Ja mida me siin näeme, on see, et Ukraina on ajaloost õppinud. Kui hävitada tööstuslik süda, siis halvab see vaenlase, täpselt nagu USA ja tema liitlased tegid teise maailmasõja ajal natsi-Saksamaa vastu. On kaks viisi, kuidas see, mis toimub Venemaaga, peegeldab seda, mis juhtus natsidega. Kasvavad rünnakud taristu vastu on üks neist ning me süveneme sellesse hiljem, sest see muudab Venemaa jaoks kõike. Kuid liitlased peatasid natsitööstuse südamelöögi sama palju sellega, et lõikasid läbi elutähtsad varustusliinid, mis hoidsid seda südant töös, kui ka sellega, et ründasid südant ennast. Lähme tagasi aastasse 1939. Kohe pärast teise maailmasõja puhkemist kehtestas Ühendkuningriik natsi-Saksamaa blokaadi. Suhteliselt veretu ja Ühendkuningriigi muljetavaldava mereväe toel hoidis see blokaad suure osa Saksamaa sõjalaevastikust sadamates või peidus fjordides, ütleb Mark Harrison Warwicki ülikoolist. Hitler oli seda blokaadi oodanud. Osa põhjusest, miks natsid mööda Euroopat laastasid, oli luua kaubandusvõrgustik, kus toidu- ja tööstustootjaid sai survestada andma kõik, mis neil oli, samal ajal kui Saksamaa maksis selle privileegi eest praktiliselt mitte midagi. Kuid kui sõda venis ja natsid üritasid oma enda vastu blokaadi kehtestada, suutsid Ühendkuningriigi liitlased toetada nii blokaadi kui ka Ühendkuningriiki ennast. Selle blokaadi põhjustatud majandussõda kestis sama kaua kui teine maailmasõda ning see algatati just selleks, et jätta Saksamaa ilma toidust, maavaradest, kütusest, metallidest ja materjalidest, mida ta vajas oma sõjamasina töös hoidmiseks. Teise maailmasõja lõpuks tundis Saksamaa selle mõju. Saksamaa sisetranspordisüsteem, mis oli kunagi olnud Euroopa kadeduse allikaks, oli pommirünnakute ja vajalike remondimaterjalide puuduse tõttu kohutavas seisukorras. Saksamaa tööstused ei suutnud sammu pidada relvaprojektide arvuga, mille natsid olid käivitanud, kuna materjalipuudus laastas kogu riiki. Majandussõda ei pakkunud natsiprobleemile lühiajalist lahendust. Selle asemel vähendas see seda, mida natsid suutsid oma sõjamasina toitmiseks hankida ning muutis liitlaste Saksamaa vastu korraldatud löögid veelgi tõhusamaks. Võib-olla hakata juba nägema mõningaid paralleele Ukraina sõjaga. Ukraina pole suutnud luua sellist mereblokaadi, nagu Ühendkuningriik, USA ja ülejäänud liitlased nii tõhusalt tegid. Tal pole selleks vajalikke sõjalaevu. Aga Ukrainal on terve liitlaste armee, kes sanktsioonidega suruvad Venemaad unustusse, et luua midagi, mis peegeldab majandussõda, mida peeti natsi-Saksamaa vastu. Alates sellest, kui Vladimir Putin alustas oma sissetungi Ukrainasse, on need liitlased koos Ukrainaga kehtestanud 23 960 sanktsiooni Venemaa isikute ja üksuste vastu, teatab STLEAI. Kokku on väljaande sõnul kehtestatud 26 655 sanktsiooni, mille eesmärk on Venemaad majanduslikult ja tööstuslikult halvata. Ja nagu ka teise maailmasõja suured blokaadid, on nende sanktsioonide mõju avaldumine aega võtnud, kuid need toimivad. 2025 aasta keskpaigaks leidis Venemaa end olukorrast, kus tal oli raskusi Ukrainas vajalike kaasaegsete relvade tootmisega. Innovatsiooniseisak on Venemaa jaoks olnud juba pikka aega probleemiks, kuid sanktsioonid, mis katkestasid kaasaegsete komponentide ja masinate tarneahelad, on seda veelgi süvendanud. Olukord on nii halb, et Chatham House'i sõnul on Venemaa sõjatööstuskompleks praegu pigem taandarengu kui arenguseisus.
Venemaad sunnitakse aeglustama oma sõjatoodangut, leppima toodangu kvaliteedi langusega ning, nagu oleme suure osa sõjast näinud, toetuma üha vananevatele nõukogudeaegsetele varudele, et hoida Putini sõjamasinad töös. Tükkhaaval halvab sanktsioonide blokaad Venemaa tööstust, täpselt nagu 1940. aastate mereblokaad halvas Natsi-Saksamaa. Sellele pole paremat tõestust kui Putini armetu 2026 aasta võidupühaparaad. Üritus, mis iroonilisel kombel peaks tähistama endise Nõukogude Liidu rollivõidus Natsi-Saksamaa üle, on viimastel aastatel Putini poolt taandatud jõudemonstratsiooni paraadiks. Aga nüüd, 2026 aastal, polnud sellel lühikesel paraadil, kus isegi Putin paistis, et ei taha osaleda, väljas ei tanke ega rakette. Venemaa väitis, et relvi ei näidatud, kuna Ukraina droonid kujutavad endast ohtu. See polnud vale. Putin kardab Ukraina droone väga. Kuid selle ohu taga peitub veelgi suurem probleem. Venemaa kartis nii väga paraadil sõjatehnika kaotamist, sest teab, et tal on raskusi rohkem sõjatehnikat toota. Venemaa ei taha näidata nõrkust ning vanade tankide ja räsitud rakettide eksponeerimine näitab maailmale, kui halvas seisus nende tööstuse tuumik tegelikult on. Ja see toob meid tagasi liitlaste strateegia teise aspekti juurde, natside tööstuse vastu, mida Ukraina nüüd jäljendab. Otsesed kineetilised löögid rajatiste vastu, mis hoiavad sõjamasinad töös. Tagasi teise maailmasõja juurde minnes, vaenlase tööstusobjektide pommitamise kontseptsioon polnud isegi tol ajal midagi revolutsioonilist. Kuid sõjalennukite tulek ja areng 20. sajandi esimesel poolel võimaldasid pommitamiskampaaniaid läbi viia viisil, mis varem polnud võimalik. Siiski ei läinud liitlastel esialgsete pommitamisvoorudega nii hästi, kui nad oleksid soovinud. Nagu War History Online märgib, proovisid Ühendkuningriigi kuninglikud õhujõud teise maailmasõja esimestel aastatel korduvalt Saksamaa tööstust pommitada, kuid tulemusi oli vähe. Pommitamine polnud piisavalt täpne ega hävitav, et sõjas tõelist vahet teha, enne kui mitu aastat oli juba möödas. Näiteks Ühendkuningriigi rünnakud allveelaevadele, kui need viibisid oma allveelaevapunkrites, tundusid strateegilisest vaatenurgast mõistlikud. Siiski oli nende rünnakute tegelik mõju sageli tühine, sest natside allveelaevu kaitsesid tugevad betoonrajatised, mis pommide eest kaitset pakkusid. Siiski muutusid asjad, kui liitlased mõistsid, et edu õhuväe kasutamisel sõltub täpsusest ja sihtmärkide õigesti valimisest. Liitlased lähenesid samm-sammult. Kõigepealt pommitati Luftwaffet, piirates Saksamaa õhujõudude tegevust. Võite mäletada, et Ukraina saavutas sõja alguses edu Venemaa õhujõudude vastu, sundides Putini oma lennukeid rindest eemal hoidma. Järgnes teede, sildade, raudteede ja muu logistilise infrastruktuuri hävitamine, märgib West Pointi moodsa sõjapidamise instituut. See peatas materjalide liikumise. 1941. aastal toimunud pommirünnakud sihtisid esmalt Rumeenia naftavälju, enne kui keskendusid transpordivõrkudele, mis toetasid natside tegevust. Kampaania arenes aja jooksul sarnaselt sellele, mida oleme näinud Ukraina sõjas ning viis lõpuks selleni, et liitlased hävitasid Saksamaa tööstuse ja takistasid natsidel sõjamaterjali liigutamist okupeeritud aladel ja Saksamaal endas. West Pointi kaasaegse sõjainstituut toob samuti välja samad paralleelid liitlaste kampaaniaga natside vastu, nagu meiegi oleme teinud. Ukraina uus võidustrateegia on sarnane liitlaste strateegilise pommitamisega teises maailmasõjas. Instituut väidab, et liitlaste pommitamiskampaania uurimine pakub raamistiku Ukraina tänaste rünnakute ja nende eduvõimaluste mõistmiseks. Naastes Ukraina sõja juurde, näeme taas, et Ukraina järgib sama strateegiat, kuigi kasutab teistsugust lähenemist. Ukraina lennukid ei lenda Venemaa kohal ja ei ole ka maismaapõhist rünnakut, et Vene tööstust hävitada. Selle asemel on kogu rõhk sügavlöögi droonide ja väsimatu täpsuse kombinatsioonil, mis purustab Venemaa sõjatööstust samal ajal, kui sanktsioonid seda koormavad. Enne kui sellesse sügavamalt sukeldume, just sellepärast me teemegi sõjasaadet, et selgitada, kuidas rindest eemal toimuv võib tihti sõja saatuse otsustada. Kui oled siin uus, vajuta telli, et sa ei jääks ühestki videost ilma. Nüüd siis süvarünnakud. Oleme juba rääkinud, et Ukraina püstitas märtsis rekordi 1 kuu jooksul välja lastud kaugdroonide arvus. Kuid mis on tõeliselt oluline ja ka põhjus, miks Ukraina strateegia sarnaneb liitlaste omaga Saksamaa vastu, on see, milliseid rajatisi need rünnakud sihikule võtavad. 15. aprilli raportis avaldas Kyiv Independent, et Ukraina märtsikuised süvarünnakud tabasid üle 70 Vene tööstusobjekti, sealhulgas tehaseid ning nafta- ja gaasirajatisi. See number pärineb Ukraina relvajõudude ülemjuhatajalt Oleksandr Sõrskilt, kes selgitas ka, miks Ukraina keskendub nii tugevalt just sellistele objektidele. Eesmärgiga vähendada vaenlase arenenud võimeid, hoiame kõrget löögitihedust sõjalistele, kaitsetööstuse ja teistele objektidele Vene territooriumil, mis toetavad okupantide tegevust, teatas Sõrski. Ta avaldas, et märtsis põles Ukraina droonide tõttu 76 Venemaa sõjatööstuslikku objekti.
Märtsis ja aprillis avatud sihtmärkide nimekiri on nii ulatuslik, et me ei saa seda siin kõiki üles lugeda. Kuid kuna Ukraina süvalöögitsoon on laienenud 2,5 korda, ulatudes nüüd kuni 1750 kilomeetrini, kasutab Ukraina seda täielikult ära. Viimaste kuude tipphetkede hulka kuuluvad aprillikuised rünnakud Šargoli lennubaasi vastu Tšeljabinskis, mis asub Ukrainast 1700 kilomeetri kaugusel, ning rünnakud mitmete naftarafineerimistehaste vastu, mis jäävad 1400 kuni 1500 kilomeetri kaugusele. Nende rafineerimistehaste seas paistis enim silma Tuapse. Ukraina on seda rafineerimistehast ja selle naftaterminali rängalt rünnanud. 16 päeva jooksul enne 1. maid ründas Ukraina Tuapse rafineerimistehast 4 korda. See on koondatud tulejõud. Ukraina ei keskendu enam üksikutele löökidele, vaid valib sihtmärke ja tabab neid korduvalt, et maksimeerida tekitatud kahju ning hoida Vene tööstusrajatised võimalikult kaua rivist väljas. Märtsikuised rünnakud olid samuti suunatud Venemaa sõjatööstusele. Ukraina droonid lendasid umbes 1000 kilomeetrit, et tabada otsetabamustega Uurali Uralchemi KZKK keemiatehast Venemaa Kirovi oblastis. Samal kuul hävitasid nad veel ühe keemiatehase sarnasel kaugusel Venemaa Samara oblastis, samuti ühe naftakeemiatehase. Rünnakud Venemaa naftatöötlemistehaste vastu jätkusid ning Ukraina suutis isegi korraldada löögi Venemaal Leningradi oblastis ehitatava jäämurdja vastu. Kõik need sihtmärgid ja paljud teised märtsis ja aprillis rünnatud objektid, mida me pole maininud, on Venemaa sissetungi jaoks elutähtsad. Täpselt nagu liitlased natside vastu, ründab Ukraina oma vaenlase tööstuslikku südant. Kui liitlased kasutasid pommitajaid ja maapealseid sissetunge, siis Ukraina kasutab uut tehnoloogiat, mis areneb kiiresti ja teeb selle kõik võimalikuks. Süvalöögidroonid on 21. sajandi pommitajad ning nad tabavad Venemaad sügavamalt, kui keegi kunagi arvas võimalik olevat. Numbrid räägivad kogu loo. 2025 aasta märtsis oli Ukraina süvalöökide keskmine ulatus Venemaale 608 kilomeetrit ning ühe löögi maksimaalne ulatus 1300 kilomeetrini. Kindlasti muljetavaldav ja enam kui piisav, et Venemaad hoiatada, kuid 2026 aastal kasvavad ulatused igal rindel. United 24 meedia teatel oli Ukraina süvalöökide keskmine ulatus 2026 aasta märtsis 727 kilomeetrit ja sama aasta aprillis 977 kilomeetrit. Aprillis tabas Ukraina ka Tšeljabinskit, mida mainisime varem ja mis asub umbes 1700 kilomeetri kaugusel Ukraina piiridest. Ukraina on samuti suurendamas oma rünnakuid pikematel distantsidel. 2025 aasta märtsi ja aprilli vahel teostas Ukraina kokku 3 lööki kaugusel üle 1000 kilomeetri. Sama 2 kuu jooksul. 2026 aastal on see number 4-kordistunud, ulatudes 12-ni. Kui Vladimir Putin alustas oma sissetungi Ukrainasse, arvas ta, et enamik Venemaast jääb turvaliseks. Muidugi mõned piirialad saavad pihta, eriti kui Ukraina saab enda käsutusse lääne raketid nagu Storm Shadow ja Atacams, mis suudavad lennata paarsada kilomeetrit. Aga Venemaa oli liiga suur, et läbi kukkuda. Ukraina ei suudaks kunagi rünnata tööstusrajatisi Venemaa sügaval sisemaal, nii et Vladimir Putin saaks tootmist jätkata, kuni naftaraha sisse voolab. Kuidas ajad on muutunud? Ja Vladimir Putin jääb endalt küsima sama küsimust, mida meiegi kohe küsime. Kuidas see võimalik on? Osaliselt on selle põhjuseks, nagu selgitab United 24 meedia, see, et piirangud on Ukraina jaoks eemaldatud. Suurenenud keskendumine kodumaisele tootmisele on viinud selliste kaugmaarelvade loomiseni nagu Flamingo droon, drooni ja raketi hübriid, mis suudab lennata umbes 3000 kilomeetrit ning mille kasutamiseks ei pea Ukraina oma liitlastelt luba küsima. Innovatsiooni droonide ja rakettide tootmises ning investeeringud tootmisse on võimaldanud Ukrainal alustada relvade tootmist sellises mahus, et nad saavad korduvalt korraldada suuremahulisi süvalööke Venemaa vastu. See on Putini jaoks mõru iroonia. Ta vaatab, kuidas Venemaa tööstustoodang variseb Ukraina droonide all, mis on saanud võimalikuks ainult tänu sellele, et Ukraina sõjatööstus õitseb. Lisaks tootmise poolele ütleb West Pointi kaasaegse sõjainstituut, et Ukraina toetub nüüd nii tugevalt oma süvalöögi strateegiale, sest sellest on saanud kogu Kiievi võiduteooria alus. See toob välja, et selline sõda nagu Ukrainas maapinnal peetav kipub soosima riiki, kellel on suuremad ressursid, teisisõnu Venemaad. Putin on panustanud sellele, et Venemaa suudab Ukrainas aeglaselt edasi liikuda, visates Ukraina kaitse vastu nii elavjõudu kui ka tehnikat. Seda tunnistades ütleb instituut, et Ukraina on kohandanud oma sõjategevust, keskendudes rünnakutele Venemaa enda kriitilise taristu vastu. Eesmärgid on 2: vähendada Venemaa naftast saadavat tulu ja purustada Venemaa sõjapidamisvõimekus. Kui 2 asja suudetakse saavutada, siis Venemaa materiaalne ülekaal rindel kaob. Putinil jääb ikka liha alles. Isegi 1,34 miljonit ohvrit ja see arv kasvab, ei muuda fakti, et Venemaal on palju suurem inimressurss kui Ukrainal.
aga võttes ära võimaluse sõjatehnikat toota, tagab Ukraina, et rindel olev liha on veelgi haavatavam. Tulemused on juba näha. Venemaa on kaotanud nii märtsis kui aprillis umbes 35 000 sõdurit. Ja aprillis koges Venemaa juba 5. järjestikust kuud, kus kaotati rohkem sõdureid, kui suudeti sõjaväkke värvata. Ukraina on mineviku õppetundidest õppinud ning loonud strateegilise droonikampaania, milles hinnatakse sihtmärke ja rünnatakse kõige haavatavamaid. Sellepärast näemegi, et naftarafineerimistehaseid rünnatakse, kuna neil on kalduvus süttida ja põhjustada teiseseid plahvatusi, mis toovad kaasa suuremaid kahjustusi. Ukraina on samuti õppinud, et järjepidevus on ülioluline. Kampaaniatel, mis sihivad tugeva riigi tööstust, on harva kohene mõju, kuid kui neid järjepidevalt aastaid läbi viia, võivad need vaenlase halvatuks muuta. Me nägime seda Natsi-Saksamaal ja hakkame seda nüüd nägema ka Venemaal. Venemaa tunneb nüüd Putini alustatud sõda rohkem kui kunagi varem, kuna Putin ja tema lähikond saavad kiiresti aru, et enam ei ole olemas turvalist tagalat. Peaaegu iga oluline sihtmärk Venemaa sees on nüüd Ukraina droonide ulatuses. Mis puudutab mõju, mida Ukraina kampaania avaldab, siis me näeme juba märke Venemaa sõjatööstuskompleksi lagunemisest. 9. mai võidupüha paraadi terav kontrast varasematega näitab, kui ettevaatlikuks on Venemaa muutunud võimaliku riski suhtes, et Ukraina hävitab veelgi rohkem nende tehnikat. Venemaal kohapeal hakkab sõjatööstus raskustesse sattuma. Nagu Pravda teatas, 2025 aasta oktoobris on Venemaa suurim tankitootja Uralvagonzavod olnud sunnitud osa oma töötajatest 5-päevase töönädala asemel 4-päevasele töönädalale üle viima. See juhtub sellepärast, et tellimusi ei tule piisavalt, et neid töötajaid täiskohaga tööl hoida, mis viitab Venemaal rahavoo probleemidele. Forbesi 7. mai raporti kohaselt on Venemaal nüüd raskusi rakettide nappusega, eriti õhutõrje vallas, kus Venemaa ei suuda toota piisavalt rakette, et kaitsta end Ukraina tugevnenud droonirünnakute eest. Samuti on hästi teada, et Venemaa on Putini sissetungi jätkamiseks tuginenud Nõukogude varudele ja üha kasvavale välismaiste tarnete arvule. Kõik see hakkab otsa saama ja Putin näeb seda reaalajas, kui inimesed, keda ta nimetas natsideks, kasutavad tema vastu just seda strateegiat, mis halvas Natsi-Saksamaa. Venemaa tööstuslik süda enam ei löö tugevalt. Seda vaevab südamepuudulikkus ja südame seiskumine on vältimatu. Ja kuidas Putin sellele kõigele reageerib? Kõige iroonilisemal moel käitub ta täpselt nii, nagu Hitler käitus oma viimastel nädalatel ja kuudel võimul olles. Kui Putin näeb, kuidas tema riik tema silme all kokku variseb, on ta muutunud nii hirmunuks, et ta võidakse võimult kõrvaldada, et ta on peitnud end peidupaika ega tule sealt enam välja. Täna veedab Putin suurema osa oma ajast maa-alustes punkrites, kus teda kaitseb FSB ja FSO agentide kaader, kes kontrollivad kogu ligipääsu Venemaa presidendile. Need vähesed esinemised, mida ta teeb, näiteks Venemaa võidupüha paraadil, on lühikesed ja neile järgneb kohe Putini naasmine maa alla. See eeldab, et Putin ei saada lihtsalt välja 1/3 teisikust, kes Ukraina väitel tal on. Kui Putin peidab end, arendab Ukraina edasi strateegiat, mis halvab Vene sõjamasinat seestpoolt. Me nägime, kuidas see Hitleri jaoks lõppes. Enesetapu kuul pähe lõpetas natside juhi elu, kui tema impeerium tema ümber kokku varises. Putin võib olla liiga jonnakas, et endale relva pähe suunata, kuid kui ta peidab end oma punkris, saab ta vaid pealt vaadata, kuidas Ukraina lõhub Venemaa tööstust, osana suuremast plaanist hävitada sissetungivad väed Ukraina territooriumil. Mitte kusagil pole Venemaa armee nõrgenemine rindel selgem kui Donbassis. Seal näeme Ukraina süvalöökide mõju reaalajas rindel, kui Venemaa suur kevadofensiiv takerdub. Territoriaalsed võidud kahanevad, kaotused kasvavad ja Putini läbikukkunud strateegia on paljastatud. Saate teada kõike Venemaa Donbassi dilemmast, vaadates meie videot. Kui teile see video meeldis, siis ärge unustage tellida sõjasaadet, et näha rohkem meie analüüse Ukraina geniaalsest strateegiast Putini sissetungi vastu. Ja aitäh vaatamast!